Nikita, kuule, ma tõmbasin kooliarvutusse viiruse. Mida sina kui küberturbe-spets nüüd tegema hakkad siis? No kuule, alguses ma panen sinu arvutit karantiini. Ehk siis mina lülitan sinu arvutil distantsilt interneti ära ja põhimõtteliselt krüpteerin sinu ketta ära. Teised inimesed ei saaks sinu kettale ligi, ega see viirus ei saaks nüüd ennast paljundada. Võib küll olla, et põhimõtteliselt meil on viirus juba olemas kuskil siin võrgus, sest meie kui küberturbespetsid analüüsime logisid. Iga sisend siin on siis logi iga hosti kohta, iga arvuti kohta, iga kasutaja kohta, iga tegevuse kohta. Ehk siis põhimõtteliselt iga tegevus, mida sina teed, ehk siis kas näiteks logid sisse, logid välja, kajastub siin tabelis. Mina kui küberturbespets teen siis erinevaid reegleid. Ehk siis kui logidest tuleb välja mingi mustand, siis mina kohe saan reageerida sellele, et mina näen seda siin rahulikult. Aga kui minu arvutus on viirus, kas see läheb nüüd teistele kooliarvutitele ka edasi? Kui seda keegi ei pane karantiini ja see viirus on võimaline läbi võrgu travelida, siis võib küll. Aga kui see on tavaline lokaalne viirus, mis lihtsalt istub sinu arvuti peale ja ei tee põhimõtteliselt midagi, kui varastab sinu andmeid, siis võib küll mitte levida. Kas ma saan õigesti aru, et sa näed juba ette ära enne seda, kui minu arvutis midagi juhtub, et mul on viirus? Jah, seda on küll näha, sest peaaegu iga viirus, mis eksfiltreerib andmeid, ta jätab mingi võrgujälje. Ehk siis kas see on võib-olla mingi ühendus AWS paketiga või see on mingi ühendus täiesti, ma ei tea, mingi Hiina serveriga, seda ma juba näen.